nii vana meetod vaadete genereerimiseks, kui seda viewbase'i ei ole olemas, on see, et tuleb teha siis see vaateportse 4 tükki. Käsk viewports, võtta full equal ja siis aluseks 3D vaade, üles tuleb siis front view, alla tuleb top view, siia tuleb left view ja siia tuleb isometric view. Nii. Need visual style'id on põhimõtteliselt võivad seal ka realistikud olla. Okei, ta tahab siis, et ma näiteks talle seda ala, kuhu ta need vaated teeb. Ja käsk, millega saab kõigepealt tuleks panna mõõdud või selle vaateportsu mõõdud toimuks. Vaateportsu mõõdud peaks olema siis siin antud 1:1. Mõõdutame need pildid ka nii nähtavale kohale. Ja käsk on siis solve-rough. Solve-rough küsib objekte, valin objektid ära, siis ta hakkab küsima igasuguseid küsimusi. Esimene on siis, kas peidetud jooned eraldi kihile, yes. Projekteerida jooned plaanile, yes. Kustutatud siis kattuvad jooned, yes. Nii, ja nüüd tegi ta juurde meil siia sellesse vaateportsu 2 kihti, BH ja BFE, ehk siis hidden lines ja nähtavad jooned. Et kõik ülejäänud põhimõtteliselt võib siin selles vaateportsus kinni panna. Noh, tegelikult piisas sellest, kui ma panin peenjooned kinni. Ja midagi on veel jäme joondub ka kinni. Nii. Ja nüüd on siis siin olemas eestvaade, siin tuleb sama solve-rough'iga teha külgvaade. Panna jälle siis need kivid kinni siin. Ja igas selles vaateportsus tuleb see solve-rough siis eraldi teha. Ja igas panna ka ülearused kivid kinni. Nii. Ja nüüd on siis see, et kuna jäme või seda katkendjoont ei ole siia veel külge pandud, siis need, mis on PH-d, nendele peab panema katkendjoone veel külge. Nii. Ja kui nüüd seda asja lähemalt vaadata, siis kui panna need vaateportsu piirid abijoone kihi peale ja abijoone kiht kinni, siis näeb välja peaaegu samasugune nagu siis selle viewbase'iga tehtud. Noh, joonejämedused võiks ka siis panna, et nende vaatejooned oleks siis
võrdlusjooned oleks peenekesed olnud. Noh, nüüd näeb juba